seal, kuhu näitab minu näpp, seal asub Tallinna kindlasti kõige populaarsem juuksurisalong antud hetkel, see on Seje juuksurisalong. Andrei Sevakin ja Kelly Karita, tema elukaaslane, avasid selle siis mõni aeg tagasi ja tundub väga uhke ja ilus maja ja meid kutsuti täna siia, aga nagu me näeme, see on kinni. Avatud kokkuleppel ja praegu meid siin keegi ei oota. Küll aga siin kõrval on üks garaaž, mis on nüüd siis Seje Barbershop, kus on mehed oodatud. Ma ei tea, kas selle naisi üldse lubatakse sisse, võib olla, aga lähme vaatame, seal pidi saama tasuta asju. Lähme Man Cave'i. Tervist! No mis näod siin on? Väsinud. Tahtsime sealt sisse saada, aga millegi pärast meid ei lubatud. No siin on see uus värk vaata. Ma saan aru, jah. Teie sugustele. No ühesõnaga. Tervist! Kes te seisate? Näe, vaadake. Anton garaaži pandud. Anton siin. Sa oled laulev juuksur või juuksurist laulja? Ma olen Robert Roll from Temu. Ma kuulsin Instagramis, nägin, et siin on võimalik tasuta asju saada. Ja kui sa näed lõuendit, siis lõuendi puhul oleks vaja palju teha. Ma isegi vaataks sinu lõuendi poole rohkem. Mul on kõik väga hästi. Tasuta on meil päris mitu varianti. Okei, alustame siit. Nii. Nupp. Kui 10.00 täis saad, siis on tasuta lõikus. Ma olen 3 korda saanud. No natuke aeg. Keegi on saanud. Mina olen 3 korda saanud. Meil täna käis klient sai 10.00. Aga lihtsalt tuledki, teed nii kaua, kuni saad 10 ja siis saad tasuta lõikusel. See on 1 korra. Kõik järgmised korrad, mis sa teed, on 5-kas. Palju sul raha kaasas on? Teen selle esimese korraga ära sulle. Selle aeg, kui sina hakkad lõpetama maksmisaega, ma olen selle plaksti 10 ära saanud. Tasuta saame kondoome ka jagada. Aga no teile meestele pole ilmselt vaja, te olete hiljaks jäänud seda. Mis suurused? Kui te mängite Anti vastu FIFAt ja võidad, siis on tasuta lõikus. Aga kui sa kaotad, see on topelt. Palju see lõikus maksab üldse? Et äkki on nagu mõistlik maksta see raha ja Robi häbist päästa? Muidu on meeste lõikus on 39, masina lõikus on 29, habe on veel 59 koos habeme lõikus ja habemega. Ehk siis vaadake ise, ma ei tea. Selge, ühesõnaga Robi, head proovimist. Ma tulin sind ju rõõmustama, nii et ma võtan... Sina võtan... või lõika? Ma saan aru, sul on mingi oma Irina kuskil Mustamäe keldri korrusel, et... Mitte Irina, vaid Liina. Ma tervitan, et meil on püsisuhe ja kui ma teda petan, siis ta lubas teha mulle nii. Ja no mul naine vaatas hommikul otsa, oli pettunud näoga ja ütles, mine tee midagi. Helistasin Robile, Robi tuli appi. Andrei, sa oled elus teinud väga palju erinevaid asju. Alati on kõik väga edukalt, vähemalt kõrvalt tundub välja kukkunud, eks ole. Sa oled väga saatejuht, eks ole. Sotsiaalmeediastaar, eks ole. Suurepärane muusik. Ja nüüd siis ma ei saagi nüüd aru, kas sa ise juba julged välja ka öelda, et sa oled siis juuksuri businessis ka õnnestunud. Vara on veel nii-öelda lõppkokkuvõtted teha, sest me oleme lahti olnud tegelikult 3 kuud ja see on nüüd siis teine juba asimel, et kui me võib-olla poleks nii edukalt alustanud, siis võib-olla see oleks ka nagu kahtlane avada. Pigem praegu on hea. Te ju koos elukaaslasega nii-öelda alustasid seda asja ja seda ütleb ka ju nimi, eks ole. Jah. Kuidas seda hääldad üldse? Seje, Sevakin, Jefimov, väga lihtne. 3 kuud jõudsid töötada naisega ühe katuse all. Ja siis tundsid, et on aeg endale siia kõrvale teine see oli täpselt see väga õige tähelepanek, et ma ikkagi põgenen sealt sellest salongi poole pealt. Ma tulen siia ja tiksun siin ja poistega nagu teada on, seepärast sa Robiga nii hea sõber oled ka, et probleeme pole, vaata. Just, mille poolest praegu nagu see keskkond parem on kui siin kõrvalmajas? Barbershop on vaata lihtsalt pigem meestele suunatud, ja ma arvan, kõige suurem erinevus on lihtsalt see, et siin on need barberitoolid. Mul õnneks või kahjuks habet ei ole. Sama siin. Robil näiteks on jõhker habe. On see habe, mis teil ees on, seda pool tundi tagasi ei olnud. Reaalselt või? Meil on nii, et enne võttel tulegi, me ajasime see ära, siis me sõitsime autoga siia kesklinna ja nüüd on nägu üleni karvane. No, et ühesõnaga, Robi näeb välja ka, et on otse Dagestanist tulnud. Peamassaaži tehakse ka või? Kui sa ilusti küsin, siis te... Ei, aga ma näen siin ainult mingit 4 karmikäega tatoveeritud venda. Tugev mehe käsi saad mõnusa peamassaaži. Selge, no ühesõnaga jätame praegu otsad lahtiseks. Ära nüüd eksi, kurat! Oi jumal, hoidku, see olnud ju isegi lähedal. 100 meetri aeg, tipp-top, aga see ei aita meid kuidagi lähemale tasuta. Sa muretse, ma teen siin niimoodi, et ma saan selle 10 kätte ja sa saad oma teenused. Saad sa, Andrei, paned siis nagu lahti arved, ma proovin siin ja siis... muidugi. 8, 9. 8, 9. Oi! Kuule, oled sa kindel, et sul nagu raha piisalt kaasas on saa? Ja, pärast arvestame kokku kõik. Et siis ikka... Ma teen ühe korra veel, nii. Kuule, oota, ma hakkasin mõtlema, kuidas ma vajutan. Aga see on 5-kas muidu veel. Oota, nüüd aga see läheb arvesse, jah? Ei, muidugi läheb arvesse. Ma praegu närviliselt panin nii, panen käima. Andiga saab mängida ka või? See vist on ka võib oli tasuta, jah? Tasuta või topelt?
Ant. Millal sa viimati mängisid? Ma arvan, mis see mäng praegu väljas on, viimane jalgpalli? 26. 26 jah, see, no ma olen 20, päris samad enam-vähem on ju. Ma võtan oma Türgi meeskond. Ma võtan Eesti siis, kas Eesti on? Pane käima, ma panen vahepeal üle. Ja nii, ma olen Barcelona. Siuke pult on ka PlayStationil, jah. Aga nüüd siis on reeglid on nii, et... Kui sa võidad, siis on tasuta. Aga kui sa ei võida, siis sa pead topelt. Kui sa kaotad, see on juba üle 100. Kuule, Robi, sul läheb veel kauale. Ei, ma teen Andiga mängu kiirelt ära ja siis saad tasuta pihta hakata. Nii, siin on üldse küsimust. Poole ära ka. Lähme 3 peale. Ma ei näinud palligi, vabandust. Poolag! Kuule, 0-0! 0-0, mis toimub? Ei, mulle tundub, et Andi tööleping näeb praegu üle vaatama. Pane nüüd! See oli pealelöök juba. Esimene pealelöök. Siin oli suluseis kohe ilmselgelt, siin oli ka... Tuleb! Pane nüüd! Ei, mida sa räägid? Mööda lõi nagu jummel küll. Ant vitsid nagu pinguti ka. Niimoodi lüpsti ära. 2-0, Robi. Barcelona viimastel aastatel on kuidagi ära väsinud, kuidagi niimoodi, et ei ole seda meeskonna ühtsust enam millegipärast. Jah, huvitav, et nüüd kui ma võidan 3-2, mis on tasuta, jah? Jah. Halleluja, lööge keegi teda maha, pekske teda, lööge. No see oli suluseis. 4. Aitäh. Aitäh sulle, mees. Ma proovin selle 10 sekundiga, nii 9.94. Jüri, oled sa kindel, et su sõbral hasartmängu sõltuvust pole? Või enam jälle? See on täitsa. Juba piksub jälle. 8, 9. Mul on selline tunne, et sul on mõistlik siia kõrvale panna ka mingisugune silt, mis suunab inimesed, kellel võib olla kahtlus. Et vabandust, et tegemist on hasartmänguga. Just, et ja kui tunnete, et siin tekib mingisugune sõltuvus, siis tuleb otsida abi. Ei saa nii raske ju olla, et üldse ei saa pihta. 8, 9. Seda on tõesti praegu nagu raske vaadata kuidagi. 2, Jälle 3. Jälle raha minu taskusse. No nüüd on juba 11 sekundit, on selle peale salve. Robi, kuule, aitab küll äkki või? Võta rahulikult. Sa oled ikkagi ju juukseks õppinud. Jaa, ma olen, ei ole õppinud tegelikult. Ma olen üle 10 aasta lõiganud enda juuksed, oma sõbrad ja oma pereliikmed. Siis ma tean, mida ma teen. Kardad küll, jah? Ja. Õnneks ma oskan laulda ka. Kuigi juuksurid töö ära lõpeb päeva pealt, siis vähemalt saad edasi laulda. Ja tõmbame natuke külgi siis, sellepärast, et mul on sinna hakanud mingit värvi viskama, mida ma ei viisi väga pikalt ja iga päev vaadata. Kui vana sa oled muidu? Ma olen 29. Tore ju, need hallid ka. Need tulid mul siis, kui ma olin 21. Kas on see sama aasta, kust Robertiga said Kui sul oleks nagu õhtusaade koos juhida, valida üks ainult. Robi või Piret või? Jah. Äkki ma peaks ikkagi üksi tegema. Mis siis teeb Robert keeruliseks? Robertiga koos töötamise keeruliseks. Esiteks sa nägid ise, et tal on tõenäoliselt peidus mingisugused tõsised probleemid. Kas on 10 lähedal juba või? Teiseks ta kui me restoranil läheme. Kolmandaks ta neljandaks ta mulle viiendaks 8, 9. Üks pool külgedest, mis siin halli on tulnud Roberti pärast. See on Piret. Teine on Pireti poolt, jah. Et Pireti kõige suurem probleem on ju see, et mis seal salata, ta on ikkagi ei ole kerge. Ta päris palju eks ole, millegi pärast ja, aga hoolimata sellest ka tema. Nii et ühesõnaga olukord on päris tõsine. Nii et need kaks ongi nendes hallides karvades süüd. 9 ja... Kuule, aitab küll äkki. Mis sa arvad? Sa kaotasid FIFAs, sa oled siin juba mingisugune 200 € mulle teeninud. Teeme tasuta. Sul on päris palju vaba aega olnud, et seda FIFAt taguda. Mul on pilte ja videosid, kuidas aasta 2018 mu väike tütar nuus üles ja ta magab. Ja sa samal ajal mängisid. Türgis jalgpall on nii suur asi, et kuna ma olen ka oma noor elu seal elanud, Galatasaray on. Galatasaray, jah? Jah. Sa oleks väga hästi öelda, tubli. Teeme mingi õhtu Istanbuli erisaade ja lähme vaatame ka. Mul on VIP-piletid. Ei ole. On. Ei ole. Sul on Galatasaray VIP-piletid.
kui sa ei taha tulla, siis saad ei, ma tahan tulla Roberti. küll, ma päris kindlasti saada siin Robert. Ja kus sa said Galatasaray viite? Mul on tuttavaid. Aga kuidas siis Andrei ülemusena on? Mina ei näe tema nii, aga Tema näeb sind allumana. no nii, kaua veel läheb? meil just lõpeb. saate siis selle arve kokku lüüa, palju meil siis läks kokku, eks ole? no palju siis nuppu näppisid, päris palju vist. okei, ühesõnaga ma lähen arvutan kokku. Nii, Ants, suur tänu sulle. Aitäh. Väga meeldiv kogemus ja mulle tundub, et sa teed oma tööd. Väga hästi. Nii. kus see vend läks? Kes see? Robi. Kas teda ei ole siin või? no ma ei tea, kus su sõber läks. No aga anna, ma võin ju ära maksta, palju see ikka on? keegi peab ära maksma, jah? Mine!